Tänases osas keskendume rohkem sellele, milline sinu tulevik vanglasüsteemis olema hakkab, kui kitsas või lai valdkond tegelikult on, kui hästi õpe sind tööks ette valmistab. Räägime palgast, töö sisust ja võtame maha mõned liigsed hirmud. Teemasid aitab avada Sisekaitseakadeemia pikaaegne vanglateenistuse kolledži direktor Laura Kikas. Siit videost saad kindlasti valdkonnast selgema ettekujutuse, nii et jää kuuldele. Laura, sa oled taas siin ja me räägime ikka korrektsiooniõppest, aga täna me räägime natukene laiemalt, mis see valdkond ennast kujutab ja kui laiad on karjäärivõimalused tulevikus. Aga ma olen kuulnud, et tegelikult on vanglateenistuses täpselt sama lai nagu politseis. 100 erinevat tööd. Vastab see tõele? See on tõesti tõsi. Kui sa mõtled natuke selle peale, et mis see vangla, võib-olla nagu korraks proovid süvitsi mõelda, et mis see vangla on, siis sa tegelikult mõistad, et see on nagu väike linn, mis funktsioneerib niimoodi eraldiseisvalt oma ette. Ja sellega seoses ongi seal väga palju erinevaid töökohti. No meil on läbi käinud juhtumikorraldajad, kriminaalhooldajad oled nimetanud. Ma kujutan ette, et on ka juriste või kommunikatsiooninõunikke, igasuguseid selliseid tugitöötajaid. Aga mis see tegelikult siis tähendab? On ta siis töö inimestega, töötabelitega arvutis või on ta selline suhtlemine ja ainult ringi jalutamine kuskil? Mis töid seal siis teha saab? No tegelikult on kogu see palett, mida sa nimetasid ja veel mõned vahevärvid sinna juurde tegelikult võimalikud. Et tõsi, seal on juriste. Tõsi, teises ääres on ka arenduseksperte ja spetsialiste, kes võib-olla uuendavad IT-süsteeme ja andmebaase, teevad funktsionaalsemaks, mis on täiesti, ütleme siis arvuti taga selline ametnikele suunatud parendustegevused. Nemad on ka tihti välja kasvanud hoopis vanglaametnike endi seast, kellel on võib-olla huvi ja soodumust sellise asja vastu. Seal on sotsiaalprogrammide läbiviijad, kes siis teevad neid samu sotsiaalprogramme, mis võiksid kinnipeetavat mõjutada paremini käituma, ehk et ikkagi otse klienditööd. Seal on tõesti väga palju erinevaid töid. Kas on võimalik olla ka sellisel töökohal, kus tegelikult kinnipeetavatega üks-ühele üldse kokku ei puutu? Ma mõtlen, et ilmselt on küll selliseid töökohti olemas, kus su füüsiline vajadus kinnipeetavatega rääkida on väiksem, kui me mõtlemegi võib-olla sellised andmebaasi arendused. Aga tuleb arvestada, et selleni jõuda selle ametikohani, sa ikkagi alustad tööd võib-olla kinnipeetavatega ja mõnel teisel ametikohal esiteks ja teiseks kõik meie ametikohad, kaasa arvatud ka Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ametikohad, paiknevad ikkagi vanglates. No selle peale vist lootma ei tasuks jääda. Et vanglas ilmselt vangid ikkagi on. Et ilmselt ikka mingil hetkel kokku pead puutuma. Aga kui realistlikult need karjäärivõimalused üldse on, kui me liigume ajas edasi või kui ma soovin ühelt positsioonilt teisele minna, kui lihtne seda teha on? See on tegelikult tõesti tahtmise küsimus ja enda arendamise küsimus, et korrektsiooni eriala väljaõppe või selline kõrgharidus on keskendunud juhtumikorraldusele, mis on siis laiemalt tegelikult tõlgendatav tööinimestega. Ja nüüd sealt edasi selle baasi peale on võimalik tõesti arendada oma karjääri ülesse või kõrvale, spetsialiseeruda mingisugusele ekspertvaldkonnale. Kuidas täpselt inimene ise tunneb, mis talle rohkem huvi pakub. Nagu öeldud, 100 erinevat tööd, valikuvõimalust tegelikult on päris palju. Kui palju avab korrektsioonialane haridus täna uksi hoopis väljaspool vanglat, rahvusvahelisel tasemel näiteks? Korrektsiooniharidusega inimesi on õige mitmetes ministeeriumites. Kindlasti on Justiits- ja Digiministeeriumi vanglate osakonnas väga mitmeid meie lõpetajaid,
kindlasti on neid ka kaasuvates või partnerasutustes, et see on ka tegelikult täiesti okei liikuda näiteks siseturvalisuse valdkonnas ühest organisatsioonist teise. Poliitika kujundamisel kaasarääkimine on täiesti võimalik ja samamoodi rahvusvahelisel tasemel, kuivõrd Eestit peetakse Euroopas õigusrikkujatega tegelemisel üsna eesrindlikuks, siis seda võimalust lihtsalt tuleb ära kasutada, et olla ise inimene ja panustada seda, et ka rahvusvahelisel tasemel seda ära kasutada. Aga Sisekaitseakadeemia on rakenduskõrgkool ja ennekõike ka teadusasutus. Nii et meie uuendusmeelsus ja selline rahvusvahelisus torkab kindlasti silma, nagu sa ütlesid, igas valdkonnas. Minu meelest on üks vanglateenistuse selline hea näide uuendusmeelsusest ilmselt Uus hommik. See on projekt, mis toimus siin üsna hiljuti. Ja ma tahaks, et meie kuulajad saaksid ka aimu, miks see revolutsiooniline oli. Kas sa oleksid nõus seda natukene avama? Väiksed muutused vahel, tähendab, et võib-olla revolutsiooni ei tehtagi sellega, et sa muudad maailma, ma ei tea, homme hakkab ta teistpidi ringi käima, vaid võib-olla hoopis väiksed asjad muudavad maailma paremaks, funktsioneerivamaks või annavad meile selle tagasiside, et tegelikult ongi kõik okei. Ja Uus hommik on küll üks selline projekt, mida me tegime koos Tallinna vanglaga ja meil olid kaasas nii tudengid kui õppejõud ja me proovisime uurida seda või me uurisimegi ja katsetasime päris vanglakeskkonnas seda, et kuidas mõjutab kinnipeetavate käitumist see, kui me päevakava veidi muudame. Kas nad hakkavad käituma paremini või halvemini, kas see muudab nende enesetunnet või mitte. Eeskätt me sihtisime just hommikust perioodi ja kõiki neid tegevusi, mida seal siis tehakse. Küsisime tagasisidet nii kinnipeetavate käest kui töötajate käest. Mõõtsime kõike enne ja pärast. Ja selle tulemusena siis saime teada ühtepidi teaduslikult, et kuidas sellised asjad siis mõjutavad või mitte, kui me muudame olukorda ja teistpidi sai võib-olla vanglateenistus sealt kasulikku seda, et kuidas oma päevakava ja tegevusi töid ühes tööpäevas ritta panna selliselt, et ta oleks optimaalne ja kasulik mõlemale osapoolele, nii töötajatele kui vangidele. Mis need hommikutegevused on, mida siis peab tegema ja milles on võimalik midagi ümber mängida, mis ei ole nii kivisse raiutud? Tegelikult ei ole ju midagi lõpuks kivisse raiutud, vaid kõik on ikkagi tahtmiste ja muutmiste küsimus. Aga mis hommikul toimub, on see, et kindlasti kõik peavad üles ärkama, kindlasti kõik tuleb üle lugeda, kas kõik on alles, kas kõik on terved. Kindlasti tuleb vaadata, kas öö jooksul on võib-olla mingisuguseid korrarikkumisi toimunud või mitte, küsida inimeste käest, et kuidas nad täna tunnevad ennast. Kindlasti peavad inimesed oma hügieeniga tegelema ja peavad süüa saama. Samamoodi peavad nad ravimid saama, kui neil on need ette nähtud. Nüüd need olid ja on osati ka praegu kõik erinevad tegevused päevakavas. Me üritasime viia nad kokku poole, et teha mitut tegevust korraga, et kuidas see optimeerib siis kogu seda asja. Mõned asjad õnnestusid, mõned asjad ja tõid kasu. Mõnedest tegevustest saime aru, et ei parem on jätkata nii, nagu siiani on olnud. Aga me proovime selle kõik ilusti kirja panna vanglakolleegide abiga selliselt, et kõik, keda huvitab, saaksid seda hiljem lugeda. No minu jaoks näitab see lihtsalt ära, missuguseid inimesi vanglasüsteem ootab või oma keskele otsib, et sellised sa teed rutiinset tegevust, midagi, mis on sind õpetatud tegema, mida seadus näeb ette, tuleb teha, aga mingil põhjusel ikkagi keegi kuskil arvas, et kuule, teeks siin praegu teistmoodi. Vaataks, mis saab. See on tõsi, et vist eelmisel korral ka rääkisin sellest, et vanglateenistus on hästi uuendusmeelne ja üks, mida me vanglateenistusena oleme
endale sõnastanud, on see, et me ei taha teha lihtsalt tegevusi sellepärast, et peab. Ja vaid, et mis on mõistlik ja kasulik, et see viib meid edasi, see uuendab meid kui organisatsiooni ja paneb targemalt töötama. Ja see katsetus oli üks selline, milles me proovisime aru saada, et kas me saame targemalt töötada. Jah, ja kui sa plaanid tulla õppima, siis selliseid entusiastlikke inimesi, kes näevad, et võib-olla me siin kohas teeme mõttetut tööd, aga mul on parem mõte. Need on täiesti teretulnud ükskõik milliselt positsioonilt. Ole sa üliõpilane või mõni juht või juhtumi korraldaja. Aga me ei saa rääkimata jätta täna ka välisvangide osas, sest see puudutab väga otseselt ka Sisekaitseakadeemiat. Ma olen lugenud, et me hakkame koolitama juba töötavaid vanglateenistujaid välja näiteks inglise keele, radikaliseerumise märkide äratundmise osas, rahvusvahelise selliste kultuuride erinevuse osas. Kas see on midagi, mis me ei ole seni õpetanud või on see miski, mis on tekkinud lihtsalt töövajadustest selline täiendkoolitus? Tegelikult on hea uudis see, kui arvestades siis võimalikku vanglarenti ja Tartu vanglarenti, mis ei ole ju täna otsustatud, seda saab otsustada parlament ratifitseerides seda lepingut või mitte. Aga igaks juhuks me oleme vaadanud oma organisatsiooni sisse küll ja tõsi on jah see, et me juba täiendkoolitame inimesi. Aga hea uudis on see, et me oleme avastanud Rootsi kolleegidega, et meil on rohkem sarnasusi kui erinevusi oma töö korraldamises, oma väärtustes ja filosoofias, kuidas ühte vanglat pidada ja mida me peame oluliseks ametniku hariduses või tema oskustes. Nüüd, mida me teeme, on pigem võib-olla sellised kinnistavad koolitused ja meil on toimunud nagu 2 sellist täiendkoolitust Tartu vangla ametnikele ja mõlema koolitused tagasisidest, sest tegelikult on üks oluline osa nendelt ametnikelt, et ma sain tegelikult kindluse, et see, mida ma tean ja oskan, toimib siin ka. Nii et tegelikult on need erinevad osad meie õppes sees, aga kui sa neid igapäevaselt aktiivselt ei kasuta, siis sul tekib ebakindlus. Nii et jah, me koolitame, aga jah, see pigem on selline uuendus või nagu fokusseeritud koolitus, värskendamine ja tegelikult saab seda kõike ka juba õppekava sees. Ma saan aru, et Eesti vanglateenistujad on ikkagi ennekõike kõrgelt haritud spetsialistid ja mul on hea meel kuulda, et kui tööturul midagi muutub, siis see jõuab üsna kiirelt ka õppesse. Ehk siis me käime ajaga kaasas, me oleme uuendusmeelsed ja meil on väga kiired reageerima. Teisalt on ilmselt küsimus, et kas need oskused, mida me siis nüüd täiendavalt peame õpetama hakkame, on universaalsed, on neid vaja igal pool kasutada, et kui täna tuleb inimene korrektsiooni valdkonda õppima, ta saab siin oma oskused kätte, kas ta suudaks minna tegelikult ka Rootsi vanglasüsteemi tööle? Tegelikult suudaks. Nõus, et õigusruum igas riigis on erinev ja selles mõttes on kindlasti nüansid igas riigis veidi teistsugused ja kindlasti on ka lisaks õigusruumile kõikides erinevates riikides oma seadusandlus selle kohta, kes üldse vanglaametnik olla võib. Näiteks Eesti riigis võib olla Eesti kodanik. Nii et seetõttu on keeruline minna kuskile välismaale vanglasse otse tööle, lihtsalt puht juriidiliselt, aga tegelikult sisuliselt mitte nii väga keeruline. Me viime kõiki oma tudengeid 3 aasta jooksul vähemalt korra mõne välisriigi vanglasse ka. Just nimelt kinnitamaks seda ja andmaks seda teadmist, et see ei ole mitte midagi teistsugust või et välismaal ei ole pudrumägesid, vaid see pudrumägi võib-olla on hoopis siinsamas sinu kodus.
Nojah, sest riskid, pingete maandamine, et sa näed neid ohtusid ette või sellised keerukad grupidünaamikad, mis suletud kogukondades ikkagi tekivad, nende märkamine ja äratundmine on üsna universaalne oskus. Väga universaalne. Ja siin ei ole oluline rahvusvaheline taust, kellegi emakeel ja muud. Jah, sa pead suutma hakkama saada tõesti keeleliselt, kas sa pead olema ladus keelerääkija või sa pead, võib-olla ei peagi, et võib-olla pead olema sa lihtsalt hea kommunikatsioonis võõrkeeltes, sest ka täna tegelikult on vanglas väga paljude erinevate rahvuste esindajaid vahelduva eduga. Et me ei suuda osata kõiki neid keeli, aga sa pead saama hakkama kuidagi võõras keeles kinni peetavaga, aga üldiselt jah, inimene on inimene, olenemata keelest, kultuurist ja rahvusest. Aga Laura, meil on siin üks tore loomakene. No. See sinine kroku, nagu mina teda nimetan, on meie elevant ruumis. See on raha, mis huvitab alati inimesi. Nii et räägi mulle palun, kuidas elab täna ära üks vanglaametnik? Vanglaametnik elab nii nagu keskmine eestlane või natuke paremini. Ja seda kõige nagu otsesemas mõttes tegelikult, et vanglaametnike töötasu, kui sa oled erialase hariduse omandanud, on täna Eesti keskmisest palgast veidi kõrgem. Seega ma arvan, et Kroku elaks vanglaametnikuna paremini kui keskmine eestlane. Aga mis on näiteks alustava inimese, ütleme, kes ei ole juhi positsioonil, alustava töötaja sisenemispalk, oskad sa öelda täna? Vanglaametniku palgad algavad 2400 eurost. Ja see on siis valvuri ametikoht, mis tegelikult ei eelda kõrgharidust ehk korrektsiooniharidust, vaid see eeldab kutseharidust, mida me anname töötamise kõrval. Aga jah, 2400 eurost ja siis sealt läheb edasi. Väga hea, aga räägime töö sisust ja nendest väljakutsetest ka, sest vanglasse satuvad tihti inimesed, kes on meie mõistes ikkagi konfliktsed. Neil on midagi iseäranist käitumishäiretega või nad on teinud midagi, mis tavainimeste mõistes ei ole normaalne. Kuidas me õpetame akadeemias siis tudengeid toime tulema selliste keerukate inimestega? See ongi üks selliseid põhioskuseid, et kuidas ära tunda neid erisusi, mis on erinevad võimalused siis selliseks, ütleme siis hälbimiseks normist kõrvale ja kuidas nendega toime tulla, kuidas leida suhtlusviisid ja kontakti ja võib-olla koos töötamise viisid, sest üks on see, et me tunneme nad ära, aga mis me siis peale hakkame. Väga lihtsa ja võib-olla sotsiaalselt väga madala arenguga inimesega pole mõtet väga keerulisi jutte rääkida, et kuidas seda teha siis selliselt, et tema ka aru saab. Ja see on üks selline selgroog õppes igal juhul ja läbi praktika, et jälle proovida seda katsetada. Aga teine pool sinu küsimusest või tähendab selle esimene pool sinu küsimusest rääkis sellest, et vanglas on päris palju erinevaid inimesi ja ma olen nõus sellega, et eriti alternatiivkaristuste või ütleme siis kogukondlikud kriminaalhoolduse tingimisi karistused, et vanglasse täna jõuab järjest keerulisem klient, et seal ei ole tavalist inimest, ma ei tea, nagu sina või mina või vaataja, vaid pigem on nad ikkagi kompleksprobleemidega ja ei saa öelda, et see töö on imelihtne, et ei, see nõuabki natuke väljaõpet, natuke harjutamist ja kindlasti suurt tahet nende inimestega töötada. Ma kujutan ette, et need on emotsionaalselt väga väljakutsuvad olukorrad, kuhu see tulevane õppur nüüd tööelus hakkab jõudma. Kuidas me selle poolega neid ette valmistame? Ma saan aru, et on mõned ained, mida annab ju läbida, psühholoogiat annab läbida, kuidas me selleks nii-öelda vaimse poole valmisolekuks neid ette valmistame?
Lõpuks saab ette valmistada tegelikult inimene ise päris täpselt aru saades, kuulates siin meid, mõistes seda, et ühtepidi on sul võib-olla toredad kolleegid, turvaline väljaõpe, aga et kas ma olen valmis seda kõike tegema. Aga me toetame loomulikult nii palju kui võimalik, ja esimene praktika kindlasti saabub juba esimese semestri järel ja kindlasti on praktikad algavad alati hästi turvaliselt. Mitte keegi ei viska sind vette piltlikult öeldes, et upu või uju, vaid sul on oma juhendaja, kes ei jäta sind üksi ja selline samm-sammult õppimine, harjumine ja arusaamine ja võib-olla siis ka mingitel juhtudel järeldamine, et see ei ole minu jaoks. Kuigi selliseid inimesi, ma pean ütlema, selle 10 aasta jooksul ma ei ole näinud väga palju, need on pigem üksikud, et ei tasu karta, et me ei valmista ette ja et võib-olla mina ebaõnnestun. Pigem ikkagi kõik inimesed samm-sammult suudavad selle selgeks saada ja seal keskkonnas toimida. Aga kui palju on võimalik sellest tööst päriselt inimesi ette valmistada, et taas ühiskonnastamist toetada ja tihti küsitakse üldse, et miks me peame neid inimesi aitama, kes on teel eksinud ja kuritöö sooritanud? Meie roll tegelikult vanglaametnikena kindlasti ja mida me õpetame ka siin, et see ei ole sinu vastutus, vaid see on inimese enda vastutus. Mis on meie vastutus ametnikena, on aidata üles leida inimestel see motivatsioon seda teha. Selle jaoks on miljon erinevat viisi, kuidas, aga et leida see inimesele sobiv, arusaadav viis, et ta mõistaks, et kui ta elus teeb midagi teisiti, siis võib-olla ta saab mitte kuritegelikult edasi elada. Kui ohtlik vanglatöö tegelikult on? Kas mina tudengina oleksin täna selleks valmis, et minna ja alustada tööd vanglateenistuses? Oled küll, jah. Et kui me räägime väljaõppest, siis me alustame ka loomulikult turvataktika ja enesekaitsega kohe algusest peale. Et meie esimene viis, ja seda me rõhutame ka esimesest päevast peale, on ikkagi suhtlemine, probleemide ennetamine ja lahendamine, aga et kui peaks olukorrad eskaleeruma, siis sul on tegelikult taskust võtta ka enesekaitse selleks, et hakkama saada. Nii et ma arvan, et selle sisemise enesekindluse me anname sulle kaasa, me oleme sinu kõrval. Muidugi võib kõike vanglas juhtuda, aga nagu me rääkisime, pigem enamasti argipäevas seda juhtub vähem kui rohkem. Pigem ikkagi vähe. Kas sa ütleksid, et suurem roll on füüsilisel valmisolekul või vaimsel ettevalmistusel? Või see sõltub töökohast? Ma arvan, et see on universaalne töökohtade üleselt vanglas. Sa pead olema füüsilises vormis selleks, et tõesti valmis olla ja märgata ja reageerida, kui midagi juhtub. Sa võid ära töötada 15 aastat nii, et mitte midagi ei juhtu. Ja meie kolleegidel ja ma ei tea, enamus meie õppejõudus on varasema vangla kogemusega. Et polegi midagi juhtunud tõesti 15 aastat. Aga kui see üks kord juhtub, et siis sa oleksid valmis reageerima ja selle jaoks sa pead hoidma ennast vormis. Küll tõsi on see, et ma arvan, et see vaimne ettevalmistus ja see valmisolek ja tahe selles keskkonnas töötada ja võib-olla selline väljakutse, et ma räägin nad ära, et kas mina leian selle nipi ja see on väga tore tunne, kui sa suudad saada selle kontakti ja inimene töötab sinuga kaasa ja sa leiad selle nipi, kuidas teda motiveerida ja koostööle ja muutusele. Et see on selline, head enesetunnet, selline, kuidas seda öeldagi kõige paremini. Aga ma loen sulle ette mõned mõtted, mida arvavad tänased vanglateenistajad ise. Mis on nende töö kõige raskem osa või selline kõige väljakutsuvam, nagu sa siin ütlesid. On üks inspektor kontaktisik. Mis see tähendab? Mis see positsioon on see juhtumi korraldaja. Ehk siis see, kuhu mina koolist tulles esimese tööpositsioonina võiksin sattuda.
ma igaks juhuks parandan, et me garanteerime tõesti kõigile lõpetajatele töökohad, aga me garanteerime valvuri töökoha ja sealt edasi sa oled ette valmistatud töötama tõesti juhtumikorraldajana ja me valmistame ette just nimelt juhtumikorraldajad sellepärast, et seal on väga spetsiifilisi nüansse, mida sa pead teadma. Küll aga sa saad oma karjääri kujundada ise ja tegelikult valida sellise, nii nagu me siin ennem rääkisime, et ma ei tea, järelevalve küsimustes või sotsiaalprogrammides või juhtumikorraldajad, et tegelikult selle ise kujundada, kuhu sa tahaksid liikuda. Nii et me tagame valvuri koha, juhtumikorraldaja oskused on sul olemas ja kui see on sinu tee, siis tuld. Aga see, tulles tagasi meie inspektor kontaktisiku juurde, siis tema on see, kes puutub igapäevaselt ikkagi kinnipeetavatega kokku. Tal on tõenäoliselt kas oma tiim või ta töötab kuskil? Ta töötab, tal on kindlaks määratud tulemusüksus selline, kus tal on kindlaks määratud, ma ei tea, 25 juhtumit ehk et ütleme siis tema 25 kinnipeetavat. No vot, ühesõnaga üks sellisel töökohal töötav inimene on meile öelnud niimoodi. Tunnen, et minu töö kõige alahinnatum osa on konfliktide ennetamine läbi igapäevaste rutiinsete tegevuste. Ehk see on seesama, mis sa ütlesid, need väikesed asjad, mis päevas võivad muutuda, eks ole. Usun, et mida rahulikum ja sündmuste vaesem on osakond, seda paremat tööd on teinud seal ka ametnikud. Kogu üksus tervikuna teeb väga suurt tööd nii vahetu järelevalve kui igapäevaste vestluste toel, et ennetada õigusrikkumisi ja hoida kinnipeetavate meeleolu adekvaatsena. Väga palju tuuakse välja midagi, mida on tehtud just uue või erakordsena. Tihtipeale jääb tema silmis aga tagaplaanile see osa inimestest, kes on teinud gramm rohkem just oma igapäevatöö nimel ja selle nimel, et ei juhtuks siis midagi, mida ei tohiks juhtuda. Ehk selline igapäevane rutiinne tegevus, mida on ette nähtud, et sa teed ja vot see on see kõige võib-olla väljakutsuvam osa tema töös. Aga meil on ka üks osakonna ametnik, kes on öelnud, et tema silmis on töö kõige raskem osa kindlasti vaimne koormus. Ühelt poolt on sul palju kohustusi ja tähtaegu, mida peab järgima ja teiselt poolt pead olema kinnipeetavate jaoks olemas. Võid saada pahameele osaliseks, kuna ei mõisteta seda, mis on lisaks kinnipeetavatega suhtlemisele, toetamisele, veel töö osaks. Paratamatult on vanglas karistust kandmas keerulise taustaga inimesi, kes ei pruugi sinu vastu alati viisakad olla. Väljaõpe, täiendkoolitused ja kolleegide tugi on enesehoiul väga tähtsad. Ja tema arvab, et need väljakutsed, mis siis ka tekivad, on kindlasti töö osa, aga kolleegide toel suudab nendest olukordadest siiski välja tulla. Kuidas me õppureid sellisteks raskusteks siis ette valmistame või on see midagi, mida saab kogeda alles päriselt töökohal alustades? Ma arvan, et kuigi mul on pikk vanglateenistuse karjäär selja taga, nagu me eelmises vestluses rääkisime, siis tegelikult olen ma elus töötanud mõnes kohas veel ja oskan ütelda, et paratamatult on rutiin igas ametis olemas. Mitte midagi ei ole teha ja kindlasti on ka igal ametikohal neid ülesandeid, mis meeldivad väga ja mis on paratamatud, mis sa pead ära tegema, ehk et selle nimi ongi rutiin. Ja tõsi et võib-olla need kaks inimest ongi kirjeldanud seda kõige rutiinsemat poolt sellest tööst, kus sa tõesti igapäevaselt tegeledki ja vestled ja vaatled seda, et kõik toimiks ja et kas kellegi ärevustase kuskile tõuseb või mitte ja teed selle ettekande kohtule ja sellel on tähtaeg või koostad mingi muu dokumendi, millel on tähtaeg. Ja need on väga olulised osad, need rutiinsed osad. Midagi ei ole teha, jah. Aga mulle meeldis sealt sinu ette loetud tekstist tegelikult üks teine osa, mis natuke kinnitas minu jälle eelmises vestluses räägitud algust, et nii kui sa tuled meile õppima, siis ma garanteerin sulle, et sul on maailma kõige toredam seltskond, sest inimesed hoiavad üksteist, nad on kõik üks meeskond.
Õppejõud on pigem osa meeskonnast kui keegi kuskil kõrgel ja kaugel. Ta on nagu mentor ja tugi, kes lubab sul eksida, aga on nõudlik, et sa kindlasti pingutaksid, sest kui ta pingutust ei näe, siis ei ole ka õigust eksida. Nii et see osa on tegelikult väga tõsi, et jah, kolleegi tugi ja selline poolehoid on väga võimsad ja mõjusad. Aga meil on tulnud küsimusi veel, mis puudutavad ikkagi korrektsiooniõpet, mille pärast me sinuga siin ka täna räägime. Inimesed tunnevad muret, et kelle ülesanne tegelikult on siis see teiste inimeste abistamine, selline üleüldine filosoofiline mõte võib-olla siia alustuseks. No sa enne kirjeldasid natukene, et kust läheb vastutus, et me õpetame selle selgeks, et minul, kui ma alustan korrektsiooniõpet, ei lasu selle inimeste tegude eest ikkagi ju vastutus. Ei, meil ei saa olla täiskasvanud inimeste eest. Ei saa olla ametnikul vastutust, vaid ametniku vastutus on see, et kas ma olen teinud endast kõik oleneva, et aidata tal leida see motivatsioon, jõud ja tahe ennast muuta, teisiti käituda. Ja see võib-olla ongi selle töö juures selline, mis mind näiteks isiklikult nagu pani mõtlema, et miks ma olen siia jäänud nii palju, et ma saan teha kõik endast oleneva. Aga tõesti, vastutama mina selle inimese eest ei saa hakata. Nii et see on ikkagi inimese enda oma. No selle jätkuks natukene ikkagi uuritakse ka, et mis on see, mida meie ametnikana suudame teha ja mis on see, millega peab inimene ise toime tulema. Meie relvaks on teadmised, et tegelikult see meie klient ei oska ilmselt sõnastada ja ei oska näppu peale panna sellele, et miks tema elu on läinud nii, nagu tema elu on läinud. Või paneb selle näpu peale valele asjale, sest sinna on lihtsam panna. Ma ei pea võtma vastutust. Et meie teadmised sellele, et leida need põhjused, on üks väga oluline oskus ja teine meie roll on see leida inimese motivatsioon koostööle. Ikkagi, mida ma olen ka mitu korda ütelnud, et see motiveerimise oskus, mille siit saab, on ikkagi nagu supervõime, ma tahaks öelda. No superkangelisi me muidugi koolitame. Aga üks noor inimene, kes kaalub korrektsiooni valdkonda sisenemist, on küsinud, et kuidas panna kinnipeetavad mind austama, eriti kui ma olen noor? See on väga keeruline kirjeldada ja ma mõtlen lihtsalt tagasi väga mitmele, viimasele lennule, et kuidas, sest kõik nad on noored inimesed olnud. Ma arvan, et austus tuleb enesekindlusega sellest, et ma tean midagi ja kui ma ei tea, siis ma ütlen, et ma ei tea. Et see on enesekindlus, mis tekitab ka austuse. Ja ma mõistan selle noore inimese muret, et see küsimus tekib, aga teadmised ja oskused õpingute alguses ilmselt on midagi sellist, mis tekitavad seda enesekindlust. Nii, et praktika alguses on ta veel olemas, aga praktikalt tulles on see vabanemise tunne. Ja ma ei ole kuulnud peaaegu mitte kedagi ütlemas seda, et mul oli hirm või nad ei kuulanud mind või meil ei tehkinud üksteise suhtest austust, sest me peame ka klienti austama ja siis saab vastu austuse ka. Ja meil on lõpetuseks üks üsna selline teistmoodi mõte, mis võib-olla läheb sinu kogetust natukene lahku. Nimelt on meil üks inimene, kellel on üksuses 30 töötajat. Ja tema on kirjeldanud, et tihti leiavad sündmused aset just väljaspool klassikalist tööaega, mis tähendab, et juhina peab nendega ju kursis olema. Ja see on paras väljakutse, et kuidas siis seada oma töölauda niimoodi, et kõik ülesanded on planeeritult tehtud ja ennast on ka hoitud. Sa oled valdkonnas nüüd olnud pea mitukümmend aastat. Mida sa ütleksid nendele, kes soovivad siia valdkonda tulna,
aga nad saavad aru ka sellest raskusest ja väljakutsetest, et alati ei ole nii, et ma panen kell 5 ukse kinni, nagu sa ütlesid. On positsioone, kus see uks ei lähe kell 5 kinni. Mis sa siis ütleksid nendele inimestele, et seda tööd ikkagi mitte koju kaasa võtta? Esmalt ma ütlen seda, et kõigepealt tuleb tunda ennast ja mida mina tahan. Et ma arvan, sellepärast on see väga tore, et me oleme täna mõtestanud nii, et noor inimene kooli lõpetamise järel planeeri ise oma karjääri, sest karjäär ei pea olema ainult üles, ta võib olla ka kõrvale. Ja et kes oled sina? Nagu millised väljakutsed oled sina valmis vastu võtma? Kas sa tahad süveneda millessegi spetsiifiliselt, saada eksperdiks mingis valdkonnas või sa tahaksid liikuda üles kedagi või midagi juhtida? Nüüd paratamatult on nii, et mida suurem juhtimisfunktsioon tuleb, siis juhtub sedagi, et sa pead tegema mingitel hetkedel väljaspool tööaega tööd. Seda on ka mu elu näidanud, et neid perioode ikka tuleb. Nüüd see ka varem korraks räägitud aja planeerimine on igal positsioonil väga oluline. Aja, tööde ja tegemiste planeerimine. Ja võib-olla siin on ka kasuks näiteks seesama uuendusmeelsus. Kui see on sinu sees olemas, siis saan mõelda, mida ma teen teisiti, et ma saaksin rohkem, et tööväline aeg jääks rohkem mulle kui pigem vähem. Omasse mingit mõtet. Absoluutselt. Me oleme rääkinud küll noortest ja kuidas nemad saavad korrektsiooniõppesse tulla ja oma karjääri planeerida, aga on inimesi, kes kuulavad meid ja on oma valikud juba teinud elus. Kui lihtne või keeruline on tulla karjääripöörajana siia õppima ja alustada korrektsiooni valdkonda sisenemist? Ja meil täna õpib korrektsiooni küll tõesti ka mõned sellised, kes on karjääripöörajad. Aga ma olen nõus, et võib-olla on seda keerulisem teha. Pere, ma ei tea, kodu ja loomade kõrvalt, sellepärast, et korrektsiooniõpe on ainult päevaõpe. Ja meie ootus on, et inimesed pühenduvad ainult koolile. Ehk et siit kõrvalt on võimalik töötada väikese osakoormusega, aga tööpäevadel ja koolipäevadel tuleb olla ikkagi koolis. Nii et see võib olla keeruline. Küll aga on meil suurepärane alternatiiv pakkuda, et kui inimesi ikkagi võiks huvitada vanglas töötamine, siis tegelikult on võimalik lihtsalt pöörata oma karjäär vanglasse, alustada valvurina, sealt saada suunatud kooli, kõigepealt kutseharidust näiteks omandama, palk säilib, seesama 2400 €, millest me ennem rääkisime, omandada see kutseharidus ja kui see tõesti tundub see, et see ikkagi on see ja ma sooviksin seda järgmist haridust ka otsa, siis see on ka võimalik ja samamoodi töötava inimese palgaga. No vot, nii et valikuid ikkagi on. Nii et saab pöörata küll, ma soovitan võtta lähima vanglaga ühendust, meil on neid 3. Igaks juhuks siis lõpetuseks Tartus, Tallinnas ja Jõhvis. Väga kena, aitäh sulle, Laura, nende selgituste eest. Ma usun, et nii mõnigi inimene sai ikkagi valdkonnast parema tunnetuse, mis see on, mis see töö endast kujutab, kuhu ma võiksin tulevikus välja jõuda. Nii et kui sa soovid, üks viimane mõte veel neile, kes täna kahtlevad. Ma arvan, et sellel vanglateenistuse karjäärilehel on päris palju ka kogemuslugusid meie vilistlastest. Seal on pikemad sellised kirjeldused erinevatest ametikohtadest ja võib-olla ka kirjeldatud võimalusi ja seal on ka sellised kandideerimise etapid, kaasa arvatud kooli kandideerimise etapp on seal väga kenasti lahti kirjeldatud. Nii et kui vähegi tekitas mingisuguse tunde, et see võiks olla midagi, millest ma vähemalt tahaks rohkem teada saada, siis ma soovitan vanglateenistuse karjäärilehte külastada. Jah. Aitäh sulle! Aitäh!